programmiga või kuidas iganes seda nimetada, Demokraatia Akadeemia. Ja siin ma jagan teiega nüüd siis väga värsket kampaania pilti, mille just eile trükikojast saime, et seesama nii-öelda presidendi pildiga kutse, et mul ei ole suva, aga sul, mille me alates esmaspäevast siis püüame nii-öelda nii paberkandjal kui ka meili teel siis saata ka kõigisse Eesti koolidesse, sealhulgas ka siis kutseharidust pakkuvatesse koolidesse. Ja kui seda akadeemiat nii-öelda paari sõnaga püüda nii-öelda lahti seletada, et mis see siis on, mida me teeme, et kõige võib-olla lihtsam oleks öelda, et tegemist on sellise väga inspireeriva teekonnaga noortele vanuses siis 15–19, kes soovivad kas siis nüüd või tulevikus aktiivselt Eesti ühiskonnaelus kaasa lüüa. See on ühtaegu nii juhtimise kui ka eestvedamise koolitus. Me anname seal hea sissevaate meie riigi ja ühiskonna toimimisse ja see on tegelikult kokkuvõttes üks tore koos tegemise ja ühisloome koht nendel teemadel, mis siis noori endid kõige enam kõnetavad. Ja mis ta siis nii-öelda võib-olla nende õpioskuste või väljundite poolt pakub, me ei ole seda kuidagi nii-öelda ühtegi õppekavasse püüdnud sobitada. Meie mõtte algusest peale oli teha nii-öelda ägedat sellist koolivälist või koolile lisaks nii-öelda huvi pakkuvat akadeemiat, kus siis noor omandaks ühelt poolt siis uued teadmised, saab targemaks, inspireeruks ehk et pakume noortele kohtumisi tuntud teatud inimestega, on nad siis poliitikud, näitlejad, ajakirjanikud, kes iganes. Ja hästi suur osa on seal akadeemias ise tegemisel, et see on läbivalt väga praktiline akadeemia, et iseenesest noored kohe esimesest sessioonist saavad siis valida oma teema, grupeeruda siis sellistesse väiksematesse seltskondadesse ja hakata siis läbi kogu selle akadeemia siis sellist oma projekti ellu viima, mille siis elluviimise käigus meie pakume neile kõigil sessioonidel siis nii-öelda tuge koolitajate ja sellise mentorluse näol. Ja iga noore selline isiklik areng on siis ka kogu selle teekonna nii-öelda keskmes, et kasutades ingliskeelset väljendit leadership skills ehk siis meie eesmärk ongi pakkuda osalevatele noortele siis selliseid nii-öelda liidrioskusi, praktilisi meeskonnatöö, juhtimise, enesejuhtimise ja kõik võimalikke selliseid oskusi ehk siis ja lootus on siis, et nemad siis nii-öelda oleksid siis meie nii-öelda tulevikukujundajad siis lähitulevikus. Sisumoodulite teemad on meil ka üsna nii-öelda paika loksunud juba selle 2 aasta pealt. Me anname neile ülevaate maailmavaatest ja poliitikast, mis asi on üldse maailmavaade, miks see oluline on, mis selle teadmisega teha. Me pakume neile nii-öelda sissevaadet institutsioonide ja riigi toimimisse. Anname neile, ütleme, ühe sessiooni vältel väga hea ülevaate kodanikuaktiivsusest, mis on üldse minu, sinu, meie kui noorte võimalus siis midagi muuta, tegeleda selliste poliitikaväliste ühiskonna muutmise võimalustega. Üks sessioon on tervenisti nii-öelda kogu selle infomaailma ja meedia poole pealt, et teeme koostööd siin ka Eesti suuremate meediamajadega ja siis kindlasti on olulisel kohal ka vaimne tervis ja siis selline enesehoidmine, enesejuhtimine. Et siit sellelt slaidilt on näha ka, et kokku on siis 5 2-päevast moodulit, kus siis igas moodulis on siis läbivalt sees kõik need nii-öelda kihid, on uued teadmised, inspiratsioon, isetegemine ja siis nii-öelda see isiklik areng. Ja selle aastane akadeemia siis algab meil pihta novembrist ja kestab siis aprillini. Ja isikliku arengu osas võib-olla ütlen veel, et jah, et me läbi kõige selle
näidatud 5 mooduli, siis püüamegi metoodiliselt ja süsteemselt siis toetada neid nii-öelda tulevasi tulevikukujundajaid, ühiskonnaliidreid, kellel on siis potentsiaali ja soovi ka nii-öelda kasvada siis kas oma kogukonnas, oma kodukohas või ka nii-öelda laiemalt siis sellisteks eestvedajateks kõige paremas mõttes. Ja nagu ma ka mainisin, et nii-öelda kogu akadeemia vältel me anname siis noortele esinemisoskused, nii-öelda projektijuhtimise kogemuse, meeskonnatööd saavad kõvasti harjutada, nii-öelda meedia ja sellise loovkirjutamise kogemuse saavad ja kindlasti siis keskendume ka vaimsele tervisele ja kuidas ennast hoida. Inspiratsiooni osas oleme nüüd selle 2 aasta jooksul nii-öelda kutsunud noortele akadeemiasse esinema nii Vabariigi presidendi, peaministri, nad on kohtunud erinevate ministrite ja Riigikogu liikmetega, on olnud siin mitmed linnapead, Eesti Rahvusringhäälingu, Õhtulehe, Delfi ajakirjanikud, meie enda hea toetaja, Soraineni esindaja, Milton New Nordics on teinud siis nii-öelda seda koolituste poolt, samuti meie hea toetaja Euroopa Komisjoni Eesti esindus on alati pakkunud siis ka mingisugust nii-öelda sisu ja nii-öelda oma esinejaid. Ja palju oleme siis just koolituste poole pealt teinud koostööd siis erinevate MTÜ-dega nagu SpeakSmart, kõikvõimalikud esinemiskoolitused, demokraatiatrenn, Peaasi ja paljud teised. Ja võib-olla siin 2 punktiga selline kokkuvõttev informatsioon ka selle kohta, kuidas siis sellel aastal kandideerida. Et iseenesest me oleme selle noorele enda meelest üsna lihtsaks teinud, et me soovime, et nad nii-öelda enda vabalt valitud teemal siis, milles nad näevad siis sellist valupunkti või valupunkte, kas oma kodukohas, kogukonnas, linnas, vallas, miks mitte ka kogu Eestis, ja kuidas nad siis seda probleemi või seda kitsaskohta lahendaksid või teeksid paremini, et sellel teemal me siis ootame neilt kuni 3 minuti pikkust vabalt valitud formaadis eestikeelset videot, kus nad siis ennast tutvustaksid ja siis meile selle probleemi lahti seletaksid ning siis ka mingisuguse nii-öelda enda pakutud lahenduse siis kirjeldaksid. Ja oli veel üks oluline kuupäev 19. oktoober, et kandideerimise tähtaeg on 19. oktoober, nii et kui meil nüüd esmaspäevast see nii-öelda kandideerimine laiemalt lahti läheb, et siis iseenesest on selline 2,5 nädalat siis aega neid mõtteid noortel sättida ja siis need videod teha ja postitada. Ja võib-olla teile siis kui koolijuhtidele või kooli esindajatele olekski palve, et kui te nüüd natuke sellest taustast teate, et siis me saadame kindlasti kõik need tutvustavad materjalid ka koolidesse, nii meili kui paberkandjal ja palume siis väga sõna levitada ja noori julgustada, sest punkt 1, see ei eelda mingisuguseid eelnevaid teadmisi, me ei tee seal mingisugust teadmiste kontrolli, et meie nii-öelda eesmärk on leida noored siis, kes on aktiivsed, nad ise tahavad midagi muuta, midagi koos teha ja kõik selle nii-öelda teadmiste poole me pakume siis selle akadeemia jooksul. Ja võib-olla veel üks oluline nüanss, et akadeemias osalemine on siis igale osalejad tasuta, et sellega ei kaasne siis nii-öelda osalejatele endile mingeid kulusid. Ja minu poolt olekski võib-olla kõik, et ma hea meelega vastan siis küsimustele ja Kaisa, meie akadeemia selle aastase akadeemia juht, siis saab ka siis mind vajadusel siis toetada. Aitäh väga selge ja inspireeriva sissevaade eest. Kirjutage kas Messengeri chatis või andke käega märku. Mina ütlen küll, et meie eesmärk võiks olla, et keegi noortest selles vanuses 15–19, keegi ka kutsekeskharidusest, kui me saaksime, et keegi kandideerib ja ka osaleb, et kindlasti on noori, kes tahavad panustada. Ja milline hea õppeülesanne isegi õpetajatele, isegi see kandideerimise ülesanne, isegi kui noored ei kandideeri. Et proovime viia õpetajateni. Siin on palju koolijuhte, siin on õppejuhte ja teisi kooli esindajaid, et proovime viia õpetajate ja õpilasteni. Ootaks kuulajatelt ka mõnda kas küsimust või peegeldust. Ma teen ka otsa lahti.
Ja, Piret, ma teen otsa lahti, et ma võib-olla saan aru, et üks osa ongi ka kuidagi selline mingi projektidega töö, et mis see varasemast kogemusest on, et millega nad siis seal madistavad ja mida nad nagu teevad ja kuhu nad siis välja jõuavad selles rännakus? No nad on teinud väga erinevaid asju, et siin on noori, kes on korraldanud noortele investeerimislaagrit. Siin on noori, kes on teinud projekti lõpuks sellise tuumaenergia teabevihiku või värviraamatu. Et noh, neid variante on seinast seina. Siin eelmine aasta oli, või nüüd viimases akadeemias oli üks suurem seltskond, kes korraldas nii-öelda siis Välisministeeriumis noortelt noortele siis sellise välispoliitika teemalise konverentsi. Et ilmsesti neile muidugi meeldib just viimase aasta näitel korraldada igasuguseid üritusi, aga noh, see on selles mõttes samuti väga hea õppimise koht, et kuidas meeskonnas töötada, kuidas neid rolle jagada, kuidas see kõik lõpuks välja tuleb. Ja on meil ka näiteid, kus läkski projekt aia taha ja ei tulnudki midagi välja ja ei sujunud see koostöö ja olid pisarad, aga et see käib ka selle õppimise juurde ja noh, me selles mõttes tunnustasime kõiki sarnastel alustel, et nagu meil nii-öelda siis viimasel sessioonil, siis, kus oli siis projektide selline esitlemine, siis nii nagu meil siis seal ekspertidena tagasisidestanud siis inimesed siis ka ütlesid, et tihti jah, et pigem õpitakse kõige rohkem sellest, kui on see selline suurem läbikukkumine ja et see on ka nagu väga-väga oluline õppimise koht. Ehk et jällegi keegi neile mingisuguseid hindeid ei pane selle eest, kas või kui edukalt nad selle akadeemia lõpuks oma projekti ellu viivad, aga kindlasti nad kõik õpivad sellest väga palju ja saavad siis teiste noortega koos neid siis ellu viia. Aga jah, need teemad on olnud väga-väga erinevad. Et viimasel aastal oli väga palju kõikvõimalikke konverentse, seminare ja üritusi. Taavi, saad küsida? Jaa, tere, Taavi Kuressaare ametikoolist, et tere. Et uuringud ja sa ise ka rääkisid, et on näidanud, et tänapäeva noored on vähem aktiivsemad kui meie või vanemad põlvkonnad omas ajas. Teie tõenäoliselt näete niisuguseid tublimaid, aga kuidas see nagu paistab, kui need noored teevad projekte ja proovivad teisi kaasata, et kas see on nagu nii hull see või nii vähene see poliitiline aktiivsus? Või üldse aktiivsus ühiskonnaelus? No eks ma arvan, mõne aasta pärast näe, et meie lootus ongi, et nii mõnestki sellest akadeemia osalisest me kindlasti kuuleme veel ja ka ilmselt poliitika valdkonnas, et seal nii-öelda sellise sügavama poliitika huviga noori on tundunud ka olevat. Ja eks me oleme neid nii-öelda pärast akadeemiat siis kohanud siis kas arvamusfestivalil noorte alal või ma ei tea, erinevates formaatides siin, kes on kandideerinud siin ÜRO noordelegaadiks ja nii edasi, et selliseid nii-öelda sähvatusi siin ja seal me kogu aeg näeme ja kuuleme, aga meie eesmärk jah, on anda igale osalejale ikkagi see esinemisjulgus, see enesekindlus, see teadmine, et minust sõltub ka midagi. Ja kui mulle midagi ei meeldi või ei sobi, et oma kodukohas või laiemalt, et siis kõige võib-olla kindlam on minna ja hakata ise otsast pihta. Et hästi palju me julgustame seda ise tegemist, ise millegi alustamist ja millegi muutmist. Aga poliitilises vaates jah, ma arvan, et mingi aja pärast tõenäoliselt keegi neist ka sinna nagu satub oma sügavama huvi tõttu, et me lihtsalt näeme jah, et see võrgustik, mis neil siis omavahel tekib, et nad suhtlevad edasi ka pärast akadeemiat väga aktiivselt, sest nad on üle Eesti ja kohtame neid siin-seal nii-öelda erinevatel üritustel edaspidi ka. Aitäh. Aitäh. Veel mõtteid? Võite küsida ka meie järgmiste ürituste kohta, kuna Piret on siin ja Katrin on siin. Ja veel mõned minutid on jäänud, aga väga kiire ja väga selge, väga ülevaatlik oli. Et kui meil küsimusi ei ole, siis jääme ootama esmaspäeval kampaaniat. Palun väga, et
jõuaks õpetajate õpilasteni ja Piretil on küsimus või vähemalt käsi püsti. Ja ma jäin ikkagi mõtlema või olles siin ka hiljuti Eesti Noorteühenduste Liidu ühe dialoogiprojektiga seotud, et kuidagi juhtub ikkagi nii, et sellised aktiivsemad jõuavad võib-olla ka nendesse programmidesse, et kas teil on mingi nagu taktika, et kuidas ikkagi vaata see huvi äratada võib-olla seal, kus inimene, ma arvan, et ta võib-olla ei ole veel seda, või on ikkagi nii, et kuidagi tulevad juba need sellised aktiivsema hoiakuga, aga tegelikult oleks just vaja neid, kes veel seda aktiivsust nagu kuidagi väljenda, et kuidas te jõuate nende inimesteni ja võib-olla on teil mõtted, et jah, kuidas ikkagi leida need, kes vaata julge seda esimest sammu teha, aga tegelikult tal võib olla see potentsiaal tulla, on ju. See on küsimus, mis on algusest peale painanud ka mind ja ideaalmaailmas oleks hästi tore, kui me saaks nagu kaasa need, kes on nii-öelda seal piiri peal, et võib-olla päris ükskõik ei ole, aga natukene võib-olla ikka kuskilt kraabib ka ja siis meie võiks olla see kiirendi või see selline kuidagi see stardikiirendus, mis siis neile nagu mõjub või neid kõnetab. Jah, see on keeruline, sest et me nende 2 akadeemia pealt oleme nüüd näinud, et jah, suuremas osas tulevad need, kes on niigi aktiivsed, eks, seal õpilasesindustes toimetavad, mingites noorteühendustes, nii edasi. Aga jällegi, et ei ole nii, et kõik on siis nii-öelda selle õpilasesinduse või mingisuguse noorteühenduse nii-öelda taustaga. Et ikkagi tuleb ka nii-öelda puhtalt sellisest võib-olla isiklikust huvist ja ka võib-olla vähemalt akadeemia algusest tagasihoidlikumaid noori, et me näeme, et see selles mõttes ikkagi nii-öelda jõuab kaugemale ka sellest aktiivikumist. Aga jah, seda tuleb öelda, et suuremas osas on on ta kuidagi koondanud ikkagi või kõnetanud neid, kes nii-öelda igapäevaselt niigi muretsevad võib-olla rohkem poliitika või tuleviku või riigi käekäigu pärast. Aga jah, et loomulikult tegelikult oleks vaja jõuda ju nendeni, kes siis on seal kuskil nii-öelda vahepeal ja kellel on lihtsalt vaja siis sellist toetust või julgustavat sammu. Aga jällegi, et panen teile südamele, et julgustage kindlasti oma õpilasi kandideerima, et see varasem kogemus, see ei ole oluline, et oluline ongi just see tahe, et kas ma tahan midagi muuta, kas ma tahan ise midagi ette võtta, kui ma näen, et midagi ei toimi, midagi on valesti, midagi saab parandada, et see mõte, mis me neile kaasa anname, ongi ikkagi see, et igaühest sõltub meie nii-öelda heaolu ja käekäik, et jah, püüame leida nii-öelda sellist laiapõhjalist seltskonda sinna, aga jah, et tõsi, et ikkagi ta koondab suuremas osas juba niigi aktiivseid inimesi. Ja vabandust, ma esitan ühe väga praktilise küsimuse, kui ma tean, et Taavi on siin Kuressaarest ja mõtlen, et kui see nüüd Saaremaalt tahab noor tulla, et ütlesid küll, et on tasuta, aga kas näiteks see, et ma saan bussiga jõuda Tallinnasse ja tagasi, siis ma eeldan, see on jällegi, et peamiselt vist toimuvad Tallinnas need kohtumised, et kas selline väike asi, et see transport kui ka, mis võib-olla piirang, et kuidas te selle olete lahendanud? Me maksame kinni transpordikulu, meil oli esimesel aastal ka üks noormees Saaremaalt, on olnud mõlemal aastal ka Ida-Virust, nii-öelda Eesti siis eriotstesteks, et me maksame kinni nii-öelda kogu transpordi sinna kohale jõudmiseks ja pärast koju saamiseks ja Saaremaa puhul tõesti, et oli tihti ka vajadus tulla eelmisel õhtul, et sellisel juhul me oleme ka selle öömaja kinni maksnud. Ehk et meie teeme omalt poolt kõik, et kui see noor meil seal akadeemias juba on, et siis et tema elukoht või logistiline asukoht või bussigraafik ei saaks takistuseks osalemisel. Jah, et see on see nii-öelda see logistiline pool. Hüppan siia vahele lõpetan Triinu mõtte, et meil tegelikult ei toimu need kõik üritused üldse mitte Tallinnas, vaid ainult üks. Enamus tõesti toimuvad erinevates Eesti maakondades, et on seal plaanis Viljandit, Tartumaad, ma tean, eelmine aasta on olnud Raplas, et me püüame seda tõesti teha võimalikult mitmekesiseks mitmes mõttes. Jah, et seda tahtsin ainult lisada.
jah, selle Tallinnaga on lihtsalt see, et noh, kui me räägime riigi institutsioonidest, et siis meil pole väga palju varianti, kuna meil nii-öelda Vabariigi Valitsus ja Riigikogu ja nii edasi asuvad Tallinnas ja meediamajadega samamoodi, et noh, ütleme, meedia toimib küll üle Eesti, aga et need suuremad meediamajad on Tallinnas, et noh, teatud sessioonid on lihtsalt tinginud selle Tallinnas toimumise, aga see ei ole kindlasti, et me eelistame teha kõikjal mujal, et viia nad just üle Eesti erinevatesse kohtadesse ja et see ei oleks Tallinna keskne. Suur tänu ja ongi pool tundi läbi saanud. Piret, kas sul on käsi veel püsti või sa tahad midagi öelda? 24. oktoober on meil siis külaline ka siin Inspiratsiooni hommikul, kes räägib dialoogist kui meetodist ja õige pea tuleb registreerimine Pärnu üritusele, et palun väga koolijuhte, kes siin on, saatke ka õiged inimesed sellele põnevale 1,5-päevasele demokraatia ja osaluse lahti harutamisele. Aitäh, Triin ja Kaisa! Nii tore algus koostööks. Loodame, et meie poolt on ka kandideerijaid kutsehariduse poolt noori. Aitäh teile, me ka loodame seda väga. Aitäh, nägemist! Aitäh! Aitäh, nägemist!